Jaa. Firma märk. Kümme valetab, jah? Liikuv vaart. Juht ei võta. Jah, juht on. Jah. Rumma näeb. Väike muutista. Viivad nakka lõigete. Esiniimene ära esiratad on väljas avatud. Lõhnakuus. Alati ei ole põhjus. Nii, Umpsoo tee ei olla. Aha, seal on mingi silt. Meie peame keskel olema. Meil on mingi koht bronnis. Numbrid küll. Soome numbriga võrve. Petsud ja värgid kõik. Nii. Siit kuskilt. Kus? Siukse mätta otsa. Meie või? Okei. Aga kus Mulk ise on? Kes see? Mulk Ilmar. Ei tea, kuskilt tuiab ringi. Sõun. Võrr, no kurat. Ei ole 16. Norbi, kas te teate, et teie jää pole sulanud? Õigemini on sulanud. See oli Tallinnas oli veel valmis. Tundub, et praegu on ka veel valmis. See on soe jää. Soe jää meil. Nüüd teeme. Oota. On rahti. See on kulgi koju ära pagana. Joonis ka. Kes seda enam lugeda oskab? Peakorraldaja. Sealt number, samamoodi kontrollitakse seisukord ja nad saavad sinna panna ka allkirju ja saavad seda veidikene nämmi, käepaela ja veidikene ka bensiinikommi. Siia 4 kirikut. Lapsed saavad tarkust taga nõuda lasteaias ning põhikoolis. Mõisakolas on ka väga huvitav muuseum, mida teie kui selle ürituse osalejad saate homsel päeval nautida, sest täna vast ei ole enam mõtet minna, kuigi ta on 5:30 avatud tänasel päeval.
traktori grillid ära, ole õnnelik, vaid tee omanik tagasi õnnelikuks, et ta ootab oma grille siin. naabri autod on kuivad. Tundub, et on registreerimine. Ja homme ka. Aga nüüd annan sõna siis Punnvõri karikasarja maaletoojale Aimar Parmule. Tervitus, kallis publik, osavõtjad, kaasaelajad ja omaksed. Mul on täna eriti hea meel siin Mõisakülas seista, näha seda tehtud tööd ja ettevalmistust siis selleks võistluseks, et Punnvõrride kestvussõit sai alguse 5 aastat tagasi ja nüüd 5 aastaga on see kasvanud niivõrd suureks, et juba 24 tunni sõit toimub teist korda ja nagu siin numbrid just öeldi, on tulnud 57 ekipaaži, mis on siis numbri võrra suurem kui eelu võrraga. Aga hoidke säde silmas alati ja edu kõigile! Nii, aitäh Aimarile ja siia on oodatud nüüd Mõisaküla ehk siis Eesti väiksemaid. Tere tulemast siis Eesti väiksemast linna Mõisakülla ja mul on tõesti siiralt hea meel näha, et selle alaga, unikaalse alaga tegelevad nii palju inimesi ja ka võistkonnad ja kaaselajad ja et just siia Mõisaküla tulid ja muidugi sellest kõige suurim tänu Mõisaküla mehele Ilmar Kuusele.